sir. Hi. Did you see the... We missed that. We miss. Yeah. Okay, this is it. Your violation is... license? Yes. Yes. Please have ORCR of a vehicle. A receipt of this vehicle. Meron pare. Dito. Wow. What's ORCR? Ah. Take what Sir, that? pwede maano, sir. Itagta na pala yung sir. Ha? Dito. Ano yan? Politsei. Oi, jaa. Sain litäkä kättä ja... Äit saate. Sain litäkä kättä ja... Good afternoon, sir. Hi. Did you see the... We missed that. We miss. Yeah. Okay, this is it. Your violation is on traffic signal. Red light and then you... Yeah. We were the street, middle the street, and we saw white, red, and we cross. Do you have a license? Yes. Yes. Please have ORCR of a vehicle. A receipt of this vehicle. Meron pare. Dito. Wow. What's ORCR? Ah. Take what Sir, that? pwede maano, sir. Itagta na pala yung sir. Ha? Dito. Well, look what dropped there. Something fell out. How long you been in Cebu? How long you been in Cebu? Tomorrow morning ka in fly. Tomorrow morning you fly. Oh, alis na bukas eh. Okay. The violation is the traffic control signal. Each time you have to say traffic control. Whether it's yellow, that's a warning. You have to stop. Oh, Yeah. if yellow, you stop slowly. Then after yellow, red, you stop. Sabihin ko na lang sa kanila pare. Sige. I will have to show you. Oh. Thank you pare, thank you. Salamat. Thank you. Thank you. Okay. I'm sorry. If yellow, you stop. Siis politseile vahele jääda. Kogemata ma nägin, et oli punane ees, ma tahtsin pidurdada, ma ei saanud, mul oli hoog nii suur. Voor vilkus, aga oli punane ja ma läksin. Ja kohe oli politsei võttis maha, ma polnud ühtegi politseid terve selle aja jooksul näinud. Aga ta ütles, et kuna sa homme ära lendad, siis ma lasen su ära, et muidu vist ei oleks nagu lasknud ära. 15 päeva. 15 päeva jah, kuna see tuleb. Oh. Tuleb tead, aitab küll sellest, saab rahulikult edasi minna. See on olukord, kus korra ennast kiita lased ja kohe ongi politsei väljas. Lihtsalt üks väike eksimine, muidu üldse politseid mitte kuskil näha ei ole, me ei näe üldse. Ja ühe korra praegu läksin õrna roosaga üle ja politsei oli väljas, tahab juba 15 päeva peale plate peale viia. Et tegelikkuses nagu jah, kogu aeg peab suu kinni hoidma. Ühtegi korda ei tohi suud lahti teha, nii kohe hakkavad sündmused toimuma. Jõuame rahulikult Cebusse ära, paneme auto ära ja homme viime ära ja tulebki 15 päeva varsti. Kui julgus kasvab inimesel, siis inimene lähebki natukene ülbeks ja kohe sellel on ka tagajärjed, nii nagu minu puhul praegu oli näha. Tegelikult ei olnudki, ma tahtsin seisma jääda, aga kuna autod seisid ees ja see oli nii napilt see valgusfoor liikus tegelikult,
et nad ise ka täpselt ei tea, kas oli punane või olnud, oli ju nii? Jaa, oli küll, jah. Et nad ei olnud kindlad sellega, kas oli punane või ei olnud. See oli juba keset ristmikku, ega seal ei ole enam midagi teha, on ära minna, ega see sinna seisma siis ei jää. Aga kohe tuli politsei, sõitis välja, vaata, tuli kohe selle jaoks, oli kohe kohal olemas, et nii kui ma edasi panen, nii kohe tuleb sõidab järgi. Nii mustas vees ja lapsed ujuvad, nii et ei ole asigi. Vesi ei paista läbi ka täitsa pruun. Aga neil on lõbus. See on siis rendiautoga sõitmisest, kõik on punane käsi. Ei tea, kas on näha või ei ole näha, kõik siit on haige. Hoidke vasakule. No see liiklus on nii sugune, nagu eile oli ju Kangepidi rooli taga olema. Et on sõidetud ka eile 10 tundi kokku ja täna tuleb ka siit 5-6 tundi. Korra ikka politsei kutsub korrale, nii kui väikse liigutuse teed, siis nagu hakkad neid kõiki kartma, kõik ronivad igalt poolt külje alt. Liiklus on suht tihedaks ka läinud, neid rollereid tuleb külje alt, nii et siit ja sealt kogu aeg. Otsime koha kuskile seisma jääda korra, vaatame selle hotelli ära. Jääme siin suvaliselt tee ära seisma, mitte mingit probleemi pole ju tegelikult. Ja pane vaata siia saab. Ei, ma ei pane persse, ma olen pikuti tee äärde. Ei sega kedagi, arvad, et ma panen terve liikluse kinni ka. Ei pane ju. Siin on mingi siuke koht, ma tõmban siia ja pärast tõmban tagurpidi tee peale tagasse. Aine? Jah. No otsigi niimoodi. Suvaliselt niimoodi. Korralik gängsta koht vähemalt. Natuke hirmu ka sulle jälle, Indrek. Küll Kristjan siin ära lööb, kui vajadus tuleb. Sinna peame minema või? Sinna, jah? Ma ei näe minna tagasi, Gilbert. Okei. Ta vastas suunas tagasi. Okei, I'm drive. Parem tuleb, üks see on ronne, ei ole. Läheme üles. Ta näitab käega. Mina küll ei tule siit alla autoga, nalja teed. Naised. Sinu rooli panna, siis me ei oleks kuskile täna ju. Täna kindlasti mitte. Nad annavad raadiosaatega teada, kas üles alla ja. Registreerime ennast siis sisse. Korralik ilus hotell on. See jääb meil siis viimaseks hotelliks siin Seebus. Indrek saab isegi siin invatoa, vähemalt alt küsiti üle. Ja kõige kummalisem oli see, et 3 korrust autoga sõidad siia parklasse on 6. korrusele, kõigepealt sõidad 3 korrust korraga, siis 2 korrust ja siis 1 korrus. Ma pole kunagi elu sees sõitnud 3 korrust korraga, ma ei kujuta ette, kuidas siit alla minna on pärast. Näiteks kui pidurid üles ütleksid, siis ma ei tea, mis kohta. Meeletult järsk kindlasti see pärast kaadritesse hästi ei jää, et 3 korrust korraga, aga te saate lihtsalt ette kujutada, mis tähendab 3 korrust korraga. Tundub väga viisakas ja korralik hotell, mõtlesime siia kesklinna, et on mõnusam see Mampuu või mis see siis oli, see tänav, kus me olime. See ei olnud tegelikult nagu, see ei ole turisti jaoks, see on kuidagi nagu vähemas ja ei kujuta endast midagi sellist, nagu tahaks seal olla. Baarid olid ka sellised nagu keskajal. Ja täna õhtul me vaatame siia lihtsalt, et see vähe paremaid kohti tahaks mõne lisaka koha peal istuda maha ja süüa midagi ja nautida lihtsalt elu. Läheme vaatame siis too üle. Uksesse ilusti sisse, siuke 2 korteriga tuba on. Tualettruum. Ratastooliga oled kuskil, siis alati pead vaatama, et ukse laiusest jaguks, et sul tualetti saadub. Tavaliselt on need väga kitsad. Siin käib uks. Käib peaaegu täitsa lahti. Aga ratastooliga napib mahu siia. Natuke küll seina küll mügib, aga täpselt sees.
bussiruumiga peab midagi välja mõtlema. Bussi alla sinna maja lisatooli. Kaks voodit, peeglinud, nagu ikka hotellides. Väike vesi, seif, ilus, kena, puhas ruum. Ja nüüd, kuna meil on siin 2 toa vahele nukk, saame minna õhtul vaatama, mida Kristjan siin teeb küll salaja. Tavaliselt tal siin midagi kahtlast toimub alati, aga tuli põleb samas, et ei ole nagu pime tuba. Mul on samasugune tuba nagu Indrekul, me vahetasime toad ära, minu tuppa ei mahtud tema tool sisse ja vahetasime ära, et siin ei ole midagi erinevat. Täpselt sama tuba, aga siin need uks tuleb hästi natukene vähem lahti ja kohe tooliga mina sisse ei mahu, et Kristjan mahub sisse. Kristjanil on hea väike lastetool. Jah, kes sõidab tangiga, kes sõidab sportoliga. Igal ühele oma. Kes tahab hiinlast, kes tahab jaapanlast, kes võtab eestlase. Jube kiiresti tuli jalga põletik sisse selles suhtes, et sinna vahelpasse, mis ma selle juhtkangidega siin pimedas suurähmi täis lõin jalale pihta. Juba tuli mäda välja, ma seda näitama ei hakka, aga tundub, et edasi läheb nagu asi paremaks võib-olla äkki üleringselt, aga jalad on nüüd läinud väga jämedaks, kuna käinud ei ole palju ja sellepärast ongi see sõitmine natukene halb. Peab lihtsalt jälgima ja natukene liigutama, natuke venitama ja tegema, siis äkki homseks on parem. Nüüd teemegi väikse restingu, teised teevad siin. Lähevad magama, mina muidugi magama minna jälle ei saa, aga ma tegelen iseendaga ja muude asjadega. Ma esiteks ei viitsi juba sellepärast magama minna päeval, et siis ma ka ööst üldse. Silmad on võib-olla näiteks paistes ongi sellest, et ma nii vähe magan ja autoga sõita ka palju ja nüüd on vähemalt rendiautoga enamus sõidud tehtud, lihtsalt homme tagasi viia, muud polegi enam jäänud. Hotell on äge. Siin pesud pesumajja ja 6:30 lähme järgi nendele. Vaatame palju siis on erinevust, kas seal nüüd pannakse korrektselt need pesud kokku või ei ja pärast õhtu läheme siis kuskile seiklema siin linnas.